Ja sellega me soovime tunnustada nii selle aasta kui ka varasemate aastate selliseid toredaid tegusid ja tegijaid ning neid, kes on siis ühistranspordi korraldajatest, vedajatest, ettevõtetest, kohalikest omavalitsustest ja ka uute teenuste arendajatest panustanud valdkonda. Ja ma palun siia appi meile Mari Jüssi, kes tegelikult juhtis ka komisjoni tööd ja tõi žürii kokku, kes siis valis välja need kõige tublimad. Tere päevast! Mina siis tutvustan nominente ja Kati kuulutab välja siis, kes on tunnustuse saaja. Et meil on jagame siis tunnustusi täna 8 valdkonnas, 3 nimetame selliseks põhivaldkonnaks ja 5 siis eritunnustust. Et mõte on siis kas iga aasta või paari aasta tagant siis vähemalt neid põhitunnistusi välja anda ja siis vastavalt seda, kuidas meil teemad kujunevad, siis järgnevatel aastatel siis, kui on materjali, siis neid eritunnustuse kategooriaid kas siis teistmoodi välja valida või et igal juhul mõned nominendid kordusid pidevalt erinevate kategooriate all, et meil oli ka žüriiga üsna palju raskusi, kuidas neid häid teriselt välja valida. Aga hakkame minema, et esimesed on siis need eritunnustused, kust me valisime siis 5 teemat välja. Ahti kõnest tulid juba ka päris palju igasuguseid kiidusõnu erinevatel teemadel välja. Piletisüsteemi arendamine, siin me mõtlesime siis nii piletimüügisüsteemi ja või ka siis piletisüsteemi arendamist, et meil on 3 nominenti. On teepilet, mida tunnevad kõik, kes on kaugliini bussiga kunagi sõitnud. Paljud otsivad sealt tegelikult ka muid piletivõimalusi, et see tuleb igalt poolt välja, et teepiletit osatakse kasutada, teatakse. Põhja ühistranspordikeskus, kes vedas eest siis Tallinna linna, Põhja-Eesti ja Elroni ühise esimese piletitoote, kuupiletite, 30 päeva pileti toote tekkimist 1. aprillil ja 3. siis on Pärnu ühistranspordikeskus, kes on ka väga hästi sellel aastal just suutnud ka selle sotsiaaltranspordi tellimise, maksmise koos Ridango IT-lahendustega paaris maakonnas veel tuua siis ühtsesse piletisüsteemi. Ja piletisüsteemi arendamise eritunnustuse saab Põhja-Eesti ühistranspordikeskus. Palun aplaus. Aitäh. Jaa, aitäh. Aga liikuvusteenused, jällegi Ahti jõudis juba üles soojendada meil sellel teemal, et liikuvusteenused ja multimodaalsus, et siin oli meil 3 nominenti, oli Bolt, kes oma elektritõukeratastega ja jalgrattaste ringlusega on käivitanud need viimase 1,5 aasta jooksul mitmes linnas peale siis veel Tallinna ja Tartu ja Bolt Drive'i laiendamine. Siis Model Mobility kui nõudepõhise lahenduse pakkuja siis piloteerija Saaremaal ja Tartus ja Kagu ühistranspordikeskus, kes ka siis nõudetransporti kui regulaarse liinivee osa ja busside integreerimist rongiaegadega on ilusti suutnud ellu viia. Ja liikuvusteenuste ja multimodaalsuse eripreemia läheb sellel aastal Boltile. Siin on näha ka kõik linnad, kus siis praegu Bolt neid just nimelt siis eelkõige tõuksiteenuseid pakub. Isegi mulle tuli üllatusena, et neid linnu on nüüd nii palju Eestis ja tihti ta kas siis täiendab või osaliselt võib-olla ka väiksemates linnades asendab seda ühistransporti, mis iga kell ei käi. Järgmine kategooria on meil kaasav ühistransport.
et kuidas me arvestame erinevate vajadustega, erinevate elanikegruppidega. Siin oli meil 4 nominenti. Üks oli suuremat sorti uuring, Spin Unity peatuskoht Tallinna ja Harjumaa ühissõiduki peatuste ligipääsetavus ja üldse, mis seisus meil need peatused on. Teine on siis Kagu ühistranspordikeskus, jällegi sarnased teemad, sotsiaal- ja nõudepõhise teenuste integreerimine oma liinipeosse. Kolmas on Pärnu ühistranspordikeskus, kes on oma sotsiaaltranspordi ja nõudetranspordi integreerimisega päris kaugele jõudnud. Minibussijaamad, mis on universaalse disainiga ja see on kõik nagu sellise loomuliku liiniveo osa, et see ei ole kuidagi eristatud või et on võimalikult palju kaasatud siis sellesse igapäevasesse liiniveo tegevusse. Ja kaasava ühistranspordi eripreemia sellel aastal läheb Pärnumaa ühistranspordikeskusele. Nii, järgmine kategooria on uus ühistranspordi taristu. Siin oli meil ka tegelikult keeruline leida sellist, et kuna me anname esimest korda üldse ka tunnustusi välja, siis me tegelikult ka nagu näeme seda, et meil on paljud tegijad olnud ju ikkagi aastaid siin pildil ja pidevalt sellega arendanud, et just nagu selle aasta nagu tegevust nagu otseselt välja tuua oli võib-olla keeruline, aga nominendid uue ühistranspordi taristu puhul oli jällegi nominent Pärnumaa ühistranspordikeskus, siis minibussijaamade ja ka tegelikult oma bussijaama, Pärnu linna bussijaama opereerimise eest. Et need on kõik jällegi ka universaalse disainiga ja mugavustega väiksed bussijaamakesed. Teine oli siis puhtalt eraarenduse põhjal Põlva uus bussijaam, täiesti uus arendus, peatus Põlva OÜ, siis kes selle projekti Põlvas ellu viisid. Ja kolmas on siis T-grupp, kes tegelikult kogu oma ökosüsteemiga nii-öelda pakub paljudes linnades omamaadi väravaid nii turistidele või linna külastavatele inimestele. Et see on see esimene koht linnas, kus paljud inimesed kokku puutuvad. Ja on aastaid pakkunud juba muid tugiteenuseid nendes bussijaamades, piletisüsteemid ja sellel aastal ka kiire reageerimine sõjapõgenike vastuvõtu korraldamisel. Ja eripreemia uus ühistranspordi taristu läheb T-grupile. Palju õnne. Palju õnne. Ma pööran seda teistpidist, seda on neljast pilda. Nii. Transpordiameti parim koostööpartner on järgmine kategooria. Siin on meil 3 nominenti. Jällegi Põhja-Eesti ühistranspordikeskus. Aktiivse koostöö eest igasuguse maakondade ühistranspordi teenustaseme normide töörühma eestvedamise eest, piletisüsteemi arendamise ja muude ühistranspordi, just maakonna ühistranspordi siis arenguteemadel aktiivselt kaasa tegutsemise ja mõtlemise eest. Ida-Virumaa ühistranspordikeskus, väga oluline tegija Ida-Virumaal.
püüab ka bussi ja rongide aegu ühildada ja tegelenud Ida-Viru liinivõrgu arendamisega. Ja kolmandaks GoBuss, kes väga kiirelt reageeris vajadusele asendada Tallinn-Valga kaupbussiliin Valga-Viljandi kaupbussiliiniga. Ja parim koostööpartner sellel aastal on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus. Jaa, küll ma läksin. Mul on 2 ülikoos, aitäh. Aitäh. Vabandust, mul on 3 ülikoos. Oota, ma panen seda. Jaa. Jah, nii pidi. Järgmine teema on meil Euroopa, ongi nüüd see plokk, tuleb nagu need põhitunnustused, et kus meil on Euroopa liikuvusnädala aastateema, Eesti ühistranspordi tegu ja Eesti ühistranspordi tegija tiitlid. Nüüd Euroopa liikuvusnädala teema on iga aasta valitav siis teema, millega siis liikuvusnädala ja autovaba päeva ja kogu selle säästva liikuvuse valdkonda üle-euroopaliselt tähistatakse. Mitmed Eesti linnad on sellele ka praktiliselt 20 aastat kaasa löönud nendele liikuvusnädala tegevustele. Et eelkõige see on selline kohalike omavalitsustele mõeldud tiitel, kus siis erinevaid säästva liikuvuse aspekte terve kuu või terve nädala jooksul siis oluliselt oma elanike teadvusesse tuuakse. Ja meil oli 3 väga tugevat nominenti. Siin on siis Tartu linn koos autovabaduse puiestee elanike kaasamise ja aktiivse tegevusega ruumiloome projektides. Teiseks siis Tallinna linn, kes on südalinnas loonud paremad tingimused jalgsi ja jalgrattaga liikumiseks ja algatanud uusi ruumiloome projekte, mis on kõik oluline osa ka selleks, et kuidas inimesed ühistransporti jõuavad või kuidas nad selles linnaruumis ennast tunnevad, kui nad ühistranspordi pealt jalgsi edasi liikuma peavad. Ja kolmandaks Pärnu linn. Kolmandaks Pärnu linn, kes on nüüd mõned aastad Supeluse tänava muutnud selliseks suvepealinna autovabaks promenaadiks ja väga aktiivselt on Pärnu linn ka osalenud Pärnumaa ühistranspordikeskuse tegevuses, et linna ühistransport on selgelt integreeritud maakonnaliinidega ja inimesed leiavad väga hästi rendijalgrattaid sealt, mis on odavamad kui Tartu omad kuuldavasti. Seal on need on koostöös siis eraettevõtetega on Pärnu suutnud panna inimesed suvepealinnas liikuma. Euroopa liikuvusnädalala eritunnustus paremad ühendused läheb Pärnu linnale. Nii, järgmisena ühistranspordi tegu, mis meil siis sellel aastal teona esile kerkib. Siin olid meil 3 nominenti. Narva linn koostöös GoBussiga lõi ja koostöös, ma saan aru, ka trammiga tegi uue liinivõrgu Narva linnale.
Teiseks Ida-Virumaa ühistranspordikeskus, kes siis koostöös Ida-Viru turismiklastriga tegi erinevaid ühistranspordi mainekampaaniaid ja võttis ette uusi arendustegevusi. Ja kolmandaks on Modern Mobility, kes siis Saaremaal ja Tartus piloteeris nõudepõhist ühistransporti. Ja tunnustus Eesti ühistranspordi tegu läheb Modern Mobility'le. Suur tänu. Aitäh. Ma pean võtma õiget positsiooni. Aitäh. Palju õnne. Siis on ilusti. Ja olemegi jõudnud viimase kategooriani. Eesti ühistranspordi tegija 2022. Siin oli meil ka raske. Žürii koosnes meil, võime põgusalt rääkida, kellest meil žürii koosnes. Meil oli TalTechi rohepöörde esindaja Helen Sooväli-Sepping. Meil oli Linnade Valdade Liidu esindaja Rait, siis oli meil Kati Tamdik ja mina, et me žüriina püüdsime ja MKM-ist Indrek Kailan muidugi, et me püüdsime žüriisse võtta inimesed, kes ei ole igapäevaselt selle köögipoolega nii väga seotud, et on inimesed, kes ei tegele sellise operatiivse ja köögipoolega, et loodetavasti olime neutraalsed, et Eesti ühistranspordi tegija nominendid siis sellel aastal on GoBus, kes torkab siis silma sellise aktiivse ja suurima mahuga maakonnaliinide teenuse pakkujana, kes hoiab kõrget teenuse taset ja on aktiivselt arendanud näiteks Narva ja Ida-Viru bussiliine ja oli pagulasabile väga kiire reageerija. Teiseks siis nominendiks oli mootorgrupi ettevõtted, siin oli ka meil tuli kandidaate esitati väga palju meil mootorgrupist ja me saame aru, et see on nüüd siis kogu see katusettevõte siin, mootorgrupp siin sees, et jällegi siis kogu ökosüsteem ühe katuse all, kõrgetasemelised kaupbussiliinid, bussijaamad, piletimüügisüsteem ja kõik ühistranspordi tugiteenuste pakkumine. Ja tegija 2022. Just. Ja žürii otsustas valida Eesti ühistranspordi tegijaks aastal 2022 Pärnumaa ühistranspordikeskus. Pärnumaa ühistranspordikeskus sellepärast, et siin on selles ühistranspordikeskuses tulevad kokku kõik linna ja maakonna, ka maakonna saarteühenduste, taksonduse teemad, sotsiaaltranspordi teemad, bussijaamad ja piletisüsteem, mis on siis linnal ja maakonnal ja sotsiaaltranspordi valdkonnas kõik ühine. Aitäh! Aitäh ja teeme... Ikka paar sõna ka ütlema. Ja enne, kui siin võitjad saavad paar sõna öelda, siis teeme veel kord ühe suure aplausi tunnustuste saajatele. Aga palun, saab... Me tegelikult jõuaks ka ühispildi tegelikult ära teha. Jah, aga jah, palun. Siin mikrofonis. Et aitäh selle kõrge tunnustuse eest. Et kuna on näha, et see auhind ei ole materiaalne, vaid on sümboolne, nagu statuutki ette ütles, siis
võivad kõik kindlad olla, et me ei teinud seda asja mitte raha pärast, vaid me tegimegi sellepärast, et ühistransport on meie elu, ühistransport on meie poliitika, ühistransport on meie partei. Ja kui me ise neid asju ei teeks, siis ei teeks seda mitte keegi. Ütleme, igasugune tegemine, see eeldab riskide võtmist. Enamus asju ongi sellepärast tegemata, et need on riskantsed teha, need on keerulised teha. Ütleme, see auhind on tasu nende riskide eest. Tavaliselt auhindade puhul öeldakse, oi, see kuulub meile kõigile. Ei, see auhind kuulub meile, aga see, mida me oleme saavutanud, see kuulub meile kõigile. Et aitäh selle tunnustuse eest.